nüüd saab pilatest hakata tegema. Sa käid ainult sellepärast, et jube moodne on see, et kõik influkad käivad, mina peaks käima. Tal olid käed rihmades ja ta kukkus siia auku. Just reformer pilates toob kaasa palju vigastusi ja ka TikTok kubiseb videotest, kus jagatakse reformeri masinal juhtunud õnnetusi. Ja kui mõni neist tundub lihtsalt lõbus apsakas, siis mõni on selline, mis jääb naljast juba väga kaugele. Mingis mõttes tundub, et reformerist on sotsiaalmeedias kujunenud omamoodi võistlus sellest, kes suudab teha sellel masinal kõige ekstreemsema harjutuse. Ja siis leidub ka neid algajaid, kes mõtlevad, et aga miks mitte ka ise seda järgi proovida. Sest igaüks ju muudkui võib ju postitada ja panna ja öelda, et need on kõige maailma parimad. Kas tal on ikkagi see koolitus tehtud, kas ta on ikka niivõrd tark, et need on kõik tehtud just nimelt turvaliselt ja kõik, et siin on see küsimus. Valisin ka ise mõned veidi keerukamad harjutused, mida tahtsin proovida ja uurisin füsioterapeudilt, mis võib neid tehes valesti minna. Aga olgu siinkohal öeldud, et mina proovisin neid mitme valvsa silmapaari all, kes jälgisid, et kõik oleks turvaline. Vaata käed higisid. Käed higisid ja sa paned näpud üle, siis need võivad sealt muidugi üle minna. Näiteks minu elu esimene reformeri trenn piirduski sisuliselt ainult masinal lamamise harjutustega. Ning selleks, et isegi sellist harjutust teha, pidime tegelikult treenerit eraldi veenma ja paluma talt lisaks ka mõnd keerulisemat harjutust. Vot neid kaste mina vaatasin, et nii kui mingid kastid ja pallid tulevad mängu, siis mulle tundub kuidagi riskantseks. Aga kui suures päris paljudel minu meelest oli see, et see kast oli seal peal niimoodi, et neid pukke seal taga ei olnud. Mulle mingis mõttes tundus nagu TikTokis ringi vaadates, et on kujunenud kuidagi arusaam, et see, et nagu reformerilt nii-öelda maha kukkumine on tavaline, et inimesed nagu jagavad umbes, et mul tuli ka nüüd see esimene mingi libisemine reformerit või kukkumine. Ma olen aasta aega iga päev Eestis trenni nüüd andnud ja eelmine nädal, mul ei ole mitte kunagi ühtegi kukkumist olnud, eelmine nädal oli nii, et üks naine tahtis siis enda jalad rihmadesse panna hästi kiirustades, nii et juba mõlemad tõstis õhku ja siis ta nagu hakkas vajuma reformerilt maha. Miks ta tuppi lendavad, siis ma nagu praegu vaatan, et siin on see, et kui sa nüüd, ta ei lähe kuskile, eks ole, aga neil ei olnud neid, nii et siis... Ja siis teine naine oli nii, et olid ka käed rihmades, tõusis nagu siis põlvile ja siin on hästi suur oht see, et sul läheb tasakaal ära, et sa nagu lähed üle ja siis oligi nii, et olid käed rihmades ja ta kukkus siia auku. Sotsiaalmeedias näeb see kõik välja äärmiselt esteetiline. Tihti tundub, et selle trenniga käib kaasas isegi omamoodi starter pack, mis peab sul kindlasti olemas olema, et neist trennides osaleda. Näiteks Rode huulelaikega telefonikate, pilatese kummitallaga sokid ja alojooga trenniriided. Eks ta muidugi ole ka niisugune, et ilusad sokid ja tahan olla ilus ja ostan roosad kostüümid ja panen ka roosad sokid, ehk siis see kõik käib asja juurde tegelikult, aga nendel on ikka ka nii-öelda mõte. Kogu see esteetiline osa selle juures, et ta tegelikult on väga kiiresti tulemust andev treening, kui seda järjepidevalt teha. Ja tõepoolest tundub selles jutus olevat iva, sest kõik pilatese tüdrukud tunduvad olevat väga heas vormis ja olemas on lausa eraldi termin pilatese keha. Pilatesega, mida ma olen näinud, kaasneb ka teatav esteetiline visioon oma keha suhtes, mis tähendab siis seda, et need vigastused võivad tuleneda ka teistest asjaoludest, kus inimesed söövad vähe, treenivad üle, seal hakkab terve kompott erinevatest asjadest pihta, et inimesel on mingi nägemus, milline tahab välja näha ja siis ta teeb trenni väga palju üle ja asjad võivad trennis küll juhtuda, aga mitte trennis põhjustatud. Mul on homme elu esimene reformeri tund ja mul ei ole neid reformeri kummitallaga sokke. Ma käisin just teisest Tigeri poes otsimas neid ja siin olid ühed joogasokid, aga teate, need olid need rõvedad, siuksed nagu varbasokid, kus iga varvas on nagu eraldatud. Ja jah, seal oli kummitald, aga elu sees ma ei kujuta ette, et ma läheks reformeri tundi nende sokkidega. Tugevalt ja hästi kvalifitseeritud treenerid on vähe ja väga palju treenerid on praegu juurde tulemas, aga seal tekibki vahe sellest, et need treenerid esiteks, kas tulevad sellest, et neil on nagu kirg selle vastu või siis lihtsalt sellest, et see on trend ja nad näevad, et nii lahe oleks olla treener, nii lahe on olla pilatese treener. Ka meie MyFitnessi treenerid on ikka täiesti koolitatud, et meil oli ikkagi siis väliskoolitaja, meil on sertifikaadid olemas ja me koolitame, et tegelikult me
peame seda ülitähtsaks, treeneri oskusi, võimekust õpetada, juhendada, nii et meie jaoks on see MyFitnessis olnud kogu see aeg ülitähtis. Tallinnas osad klubid, kes siis teevad nagu hästi pikalt ühte kava, kui nad teevad 2 kuud järjest valesti mingisugust harjutust, siis nagu sellest võivad tegelikult väga tõsised tüsistused tekkida. Otsustasin ka ise teha eksperimenti, kus 15 minuti jooksul vaatasin läbi võimalikult palju erinevate Eesti reformeri trenne pakkuvate stuudiote kodulehti, et leida, kas nende treeneritel on reformeri trennide andmiseks vastav pädevus või mitte. Positiivne on nüüd see, et 5 stuudio puhul oli väga eeskujulikult välja toodud, et milline pädevus neil treeneritel on seda anda. Ehk olid toodud välja nagu nimeliselt konkreetselt mingid reformeri koolitused, paberid, mis treeneritel on, mida oli hästi tore näha. Mulle tuli üks tüdruk, kellel siis selle 2 kuuga tekkis paremale küljele selline muna, mis ta tuli ära opereerida tegelikult. Et igal juhul siis sellist tüüpi vigastused võivadki tekkida sellest, kui on nagu ebapädev juhendamine ja ongi, et 2 kuud järjest iga päev teed valesti, siis keha lihtsalt reageerib sellele. Nüüd probleem on see, et lisaks neile 5 leidsin ma juba selle 15 minuti jooksul 4 stuudiot, kus ei olnud mitte mingit infot selle kohta, kas need treenerid on pädevad neid reformeri tunde andma või mitte. Kui Eestis trendivad peamiselt spordiklubide juhendatud rühmatrennid, siis mujal riikides on juba hoogsalt populaarsust kogumas sellest järgmine versioon. Teacherless Reformer Pilates ehk reformeri tunnid, kus me ei saa üldse treeneri pädevusest rääkida, sest treenerit üldse koha peal ei olegi. No tänapäeva maailmas ma arvan, et see on loomulik kurss, et meil Rimi poes saab ka juba ise ennast välja tšekkida, eks ole, asjad ära osta, et see on puhas majanduslik kokkuhoiu printsiip, et kui sa ei pea treeneri palgal hoidma ja sa saad kõik ekraanide pealt jooksutada, siis tuleb lõppude lõpus kas siis kasumlikum või odavam tarbijale, eks ole. Ja nüüd hakkad endal kirjalihaselt kasutades ennast otse lae suunas tõstma niimoodi, et Issand, see on raske juba. Tubli. Jõuad niimoodi, et jõuad üles ja nüüd hakkad jalgadega minema natukene üle pea niimoodi, et aga rahulikult koju ja siin nüüd kõverdad enda põlved endale rahulikult. No, vaikselt ja nüüd lähed lüli haaval uuesti matile tagasi, nii et hoiad jalad veel kõverdatuna, lähed tagasi, kui jõuad lauale, siis siit nüüd sirutad oma jalad uuesti pikaks sirgeks. Ja siis teed täpselt samamoodi uuesti. Superkõnekaardiga laadida. Laadi Superit 5 korda järjest äppis või veebis ja saad boonusraha. Vaata tingimusi ja hakka laadima super.ee. Ma just käisin Londonis nädalavahetusel, seal oli 30 masinat, ma olen käinud Berliinis, kus on 35 masinat ja nii edasi, et siis seal panebki veits mõtlema, et kuidas sa saad siis nagu seda kava üles ehitada nii, et oleks võimalikult nagu lollikindel, et võimalikult nagu vähe vigastuse. Selline 3-4 on perfektne, 5-ga juba on see, et hakkab natukene nagu nii-öelda ära ajuma see tähelepanu. Ma tegelikult ütlen, et jaa, siin stuudios praegu meil ongi vähe reformereid ja kõige rohkem on meil 20 reformerit ja see on absoluutselt hallatav igas mõttes, et loomulikult, et me ei pane 50 ega 60 reformerit, et ikkagi tuleb inimesi jälgida, vaadata. Kui sa oled valmis rohkem maksma, siis sa saad rohkem kvaliteeti. Kui võtame näiteks selle väikese stuudio, siin on ainult 4 inimest, eks ole, et ma ei kujuta ette, et siin väga keeruline oleks kõiki neid hallata nii-öelda kogenud treenerile, eks ole. Omajagu õnnetusi on juhtunud aga ka hoopis reformeri masinate tõttu, sest need on kas ebakvaliteetsed, valesti paigaldatud või pole järgitud ohutusnõudeid. Asjad ei ole tehniliselt korrektselt kokku pandud, seal on mingi kasutatud varustus, seal kukub inimestele pähe midagi, need on nagu sellised asjad, vaata, mis tegelikult on väga lihtsasti ära hoitavad, kui nii-öelda tehakse oma töö ära ja pannakse asjad korralikult paika. Üks õnnetumaid õnnetusi on juhtunud nii näiteks Iisraeli päritolu viiulimängijaga. Läksin masinale kõhuli, venitades tugevalt kõhulihaseid. Tegin harjutusest 6 kordust ja siis äkki tuli lahti kang, mis pidi olema fikseeritud. Tala kukkus kokku ja mind visati tohutu jõuga alla. Tundsin tohutut valu kõhus ja kuulsin, kuidas vasaku käe küünarnukk murdus. Taustal oli kuulda masina purunemise heli.
valu oli nii tugev, et kaotasin korraks teadvuse. Ja kuigi alguses tundus selle naise õnnetus vaid süütu luumurd, siis päädis see lõpuks närvikahjustusega, mis sundis teda enda karjäärist loobuma. Kas ma saan öelda kliendina ka kuidagi aru, et kas see masin on kvaliteetne või mitte? Kindlasti viis, kuidas siis kliendid sellest aru saavad, on see, kui sujuvalt see masin liigub. See on nagu see põhiasi, mida ma kuulen, et vau, et see on nii sujuv, et teistes kohtades on, kes siis sellised mingi hüppad nende rataste all või kuidagi nagu mingites kohtades pidurdama ja nii edasi. Ma arvan, et see on kõik selle treeneri ja treenitava koostöö, nagu on iga spordiala puhul tegelikult. Kui ilusti juhendada, ilusti selgitada ja inimene teab, mida oodata, siis jäävad asjad olemata selles mõttes. Ongi, et minnakse liiga julgelt sellesse sisse, et arvatakse, et juba teatakse, selline ruttamine on see, millest see vigastus võib kaasa tulla. Mis tahaks nagu liikmetele südamele panna, et kuulake ikka treenerid ka, et me teeme tegelikult, tahame head, et see isegi, kui me 2-3 korda ütleme ühte asja, et me tahame selles mõttes ju sind abistada, et sinul oleks turvaline teha ja et sa teeksid õigesti. Hoolimata kõigist reformeriga kaasas käivatest ohtudest on need tunnid aga jätkuvalt ülipopulaarsed. Ning enam ei räägi me tegelikult sellest, et tegu oleks vaid Instagrami tüdrukute trenniga. Seda harrastavad üha rohkemad mehed ja tunde on isegi 65+ vanusele. Nii et kui juba 65+ inimesed julgevad sellesse tundi tulla ja tulevad jälle ja jälle, siis ma arvan, et kõik on väga hästi. Mul on tunne, nagu see oleks mingi nii-öelda Instagrami tüdrukute tund Ei ole. Instagrami tüdrukud ka käivad, kõik käivad, aga kõik on oodatud. Mina olen positiivselt meelestatud reformi suhtes. Ma arvan, et ta on nagu lõbus, ta on teistsugune, ta sobib väga nagu erinevatele inimestele, ta päris hea trenn ka tegelikult, aga iseenesest reformeris ei ole nagu midagi metsikult riski rohkemat, kui on, ütleme, vist isegi kui ma statistikat vaatasin, kõndimine, jooksmine, riskialtima või nagu riski rohkemad tegevused, kui reformer pilates statistiliselt on. Seega sa ei pea nüüd reformerist suure kaarega mööda käima, aga tasub lihtsalt alustada endale jõukohaselt ja juhendaja käe all, kes oskab sulle päriselt turvaliselt treeningu anda.